Hei, mina olen Kellu ja mul on täna üks väikene söögiidee mamma pannkookidega ja mahlaga. Toormahlaga, mis ma hiljuti proovisin ja siis lisaks on mul siin natukene kodujuustu, sibulat, siis need on idusalat ja siin on küüslaugu idatid. Selline vahva idee ja mul on see mõte lihtsalt see taldrikule laduda ja siis ära süüa. Nimelt seda saab teha näiteks hommikusöögi või õhtusöögi või mingisuguse vahepala raames. Ja see tuleb tšukene värskendav söök. Selline mahus vaheldus tavalisele lihtsale hakkliha pannkoogi maitsele. Minu meelest väga hea idee. Ja kui palju siin asju sees on, siis siin on praegu üks mamma pannkook, siis natukene oma maitse äranägemise idusid. Oleneb sellest, kui palju sa süüa seda armastad, kui hästi see sulle maitseb. Minule see väga maitseb ja mina ikka panen seda ohtlasti. Oi, lendavad see laiali. No midagi sellist, väga hoogu edasi minna. Siis on mul neid sibulakesi ka natukene. Vaat selline lihtne söök. Ei pea väga palju midagi ilustama. Kui sa sööd vaikselt majust, mis siis kui kindlad külla. No miks mitte? See võib ka huvitav olla. Ja lisaks siis see jook muuseas on toormahl. Selle ma avastasin Prismast. See on õunte, maarikate ja viinamarjadega. Et ta tõesti maitseb väga hästi. Ta on selline mahl, nagu oleks äsja seda pressitud kuskilt läbi sõela või läbi mahlapressi. Ja mulle hästi meeldib seda lahe, ei lähe kinni, disainikas pudel. Minu mõelest on super lahe. Võt selline söök siis, aga head isu mulle ja kui sind huvitab siis ja tahaksid seda järgi proovida, siis head isu ka sulle. Väga meeldivad soe on see pannkook ja kodujuust on selline jahe. Nendelt annavad selline särtsaka toidu selles mõttes, et üks on jahe, teine on soe. Ükski asi siin ei ole väga mütsine, nüüd on mõnus süüa. Kui sulle see idee meeldis, siis võid vabalt minna järgi proovima, sest Prismas müüakse kõiki neid koostisosasid, mida sa täna siit ekraani pealt väikese improviseeritud lava pealt nägid. Ja see on tõesti hästi mõnus, lihtne vahepala, ükskõik kuhu kaasa võtta, ükskõik millal süüa, ta ei tee kõhtu raskeks ega olemist raskeks, vaid koos selle rohelisega on just pigem siuke väike värske lahe kevadootus hamps. Aga näeme varsti jälle uutes toredates videotes. Tšau!